Me kõik teame, et haridus on justkui unistuste vundament. Aga mis siis, kui sellele vundamendile ehitamise suurim takistus on hoopis raha? Aga mis siis, kui lahendus ei peitugi ainult stipendiumites või laenudes, vaid hoopis süsteemis endas? Vaatamegi täna lähemalt ühte ideed, mis võib reaalselt kõike muuta. See pole mingi väljamõeldud tsitaat. See on täiesti reaalne dilemma, millega seisab silmitsi üks noor inimene, kelle unistused põrkuvad vastu karmi reaalsust. Kujutage ette, oled leidnud selle õige äsja, mida tahad õppida, aga see asub teises linnas ja lihtsalt ei ole võimalik. Võib-olla mitte täpselt sellisel kujul, aga see tunne, kui sa tahad midagi nii väga, aga tundub, et uks on lihtsalt kinni, see on ilmselt paljudele tuttav, eks ole. Just sellest tundest ja ühest potentsiaalsest lahendusest me täna räägigi. Okei, lähme asja juurde. Probleem on meil laual, aga mis oleks, kui lahendus peituks hoopis 3 asja nutikas ühendamises? Õppimine, töötamine ja elamine. Ja seda kõike ühe toimiva süsteemi abil. Idee ise on tegelikult geniaalselt lihtne. Selle nimi on kooli vahendatud mudel. Ja mõte on selles, et kujuta ette, kool pole enam lihtsalt koht, kus sa käid loengutes. Ei, koolis saab sinu aktiivne partner, kes aitab sul leida töö ja isegi elukoha, et sina saaksid keskenduda kõige olulisemale, õppimisele. Okei, aga kuidas see siis praktikas välja näeks? Vaatame samm-sammult. Kõigepealt, kool teeb ära eeltöö, loob võrgustiku kohalike firmadega. Siis, teiseks, sina kui tudeng saad mugavalt otse kooli kaudu tööle kandideerida. Ja nüüd tuleb parim osa. Kolmandaks, kui sa osutud valituks, aitab kool sind eluasemega. Ja tulemus, 4. sa saad õppida rahus, muretsemata elamiskulude pärast ja samal ajal kogud juba väärtuslikku töökogemust. Päris ja diil, mis? Aga paberil kõlavad paljud ideed hästi, eks. Kõige olulisem on see, kas asi ka päriselt töötab. Ja see idee ei jäänudki ainult paberile, see pandi ka päriselt proovile. Ja see viib meid kohe selle kõige tähtsama küsimuseni. Kas selline süsteem on päriselt ka kõigile kasulik? On see võit nii tudengile, kes vajab abi, kui ka ettevõttele, kes otsib uusi talente? Selle testimise fookus oli tegelikult väga selge. Taheti vastust 2 põhiküsimusele. Esiteks, ja see on ülioluline, kas noored ise näevad selles reaalset väärtust, kas see päriselt motiveerib ja teiseks, tööandjate poolelt, kas nemad näevad seda kui kasulikku võimalust või on see lihtsalt üks tüütu lisakohustus? Ja kuidas seda siis testiti? Tegelikult üllatavalt lihtsalt. Tehti lühike video, mis seletas kogu mudeli lahti ja seda näidati siis nii tulevastele tudengitele kui ka mõnedele ettevõtjatele. Ja siis lihtsalt kuulati, mida neile öelda on. Nii, ja mis siis selgus? Mida see test siis paljastas? Vaatamegi nüüd, mida arvasid asjast need 2 kõige tähtsamat osapoolt. Ja tagasiside see oli väga palju lubav. Tudengite jaoks oli see täielik jackpot. See lahendaks nende kõige suurema mure. Aga nad tõid välja ühe väga olulise asja, läbipaistvus. Alguses peale peab olema selge, mis on palk ja mis on töötingimused. Aus värk. Ja tööandjad? Ka nemad olid positiivsed. Nad nägid siin suurepärast võimalust uute talentide leidmiseks. Aga neil oli ka üks tingimus. Keegi peab seda asja vedama. Vaja on ühte kindlat kontakti sikku või platvormi. Ja see ongi head tagasisette väärtuseks. See ei jäänud lihtsalt jutuks. Sellest koorusid kohe välja 2 väga konkreetset parendusettepanekut. Esiteks, luua digitaalne platvorm, kus kõik tööpakkumised on ilusti ühes kohas koos ja teiseks, kooli karjäärikeskusesse peab tekkima kindel koordinaatori roll. Keegi, kes hoiab kogu süsteemil silma peal. Lihtne ja loogiline. Ja selle kõigega me jõuamegi selle testimise peamise järelduseni. See mudel pole tegelikult lihtsalt mingi teenus. See on midagi palju enamat. See on sisuliselt silla ehitamine noore inimese tulevikku. Nii et kokkuvõtteks, mida see test siis meile kinnitas? 3 väga olulist asja. Esiteks, ja see pole vast kellelegi üllatus, rahaline tugi on noortele ülivõimas motivaator. Teiseks, tööandjad on täiesti valmis kaasa tulema, aga ainult siis, kui süsteem on selge ja hästi juhitud. Ja kolmandaks, ja see on ehk kõige tähtsam, selgus, et tudengite vajadused ja tööandjate ootused klappivad tegelikult ideaalselt. Ja see toobki meid tagasi selle silla metafoori juurde. Koolist võib saada just see kõige olulisem lüli, see sild, mis ühendab noore inimese ambitsiooni ja ettevõtte pakutava võimaluse. Kool ei ole enam lihtsalt õppeasutus, vaid võimaluste looja. Ja selle mõttega ma tahaksingi tänaseks lõpetada. Mõelge korraks,
mis siis, kui see polekski lihtsalt üks tore idee või üksikprojekt? Mis siis, kui see olekski hariduse tulevik? Kujutage ette Eestit, kus iga andekas noor, ükskõik kas ta on pärit Võrust või Tallinnast, saaks astuda just sellisele sillale, mille kool on talle ehitanud. See on päris võimas visioon, kas pole?